Marko Leelov, kas tänast võitu võiks nimetada hooaja üheks seni tähtsamaks võiduks? Ma arvan, et iga võit on ikkagi väga tähtis, et muidugi täna ta seadis nagu sellisesse pingelisse olukorda, kuna me nädal aega tagasi just kaotsime Sillamäel, et õnneks oli meil, saime ise oma taktika oma koduväljakul peale suruda ja ma arvan, me tegime täna õigeid asju ja tänu sellele tuli ka võita. Räägi natuke lahti, tegid päris palju muudatusi võrreldes nädalataguse mänguga, et mis eesmärki need täna siis tegelikult täitsid? Pigem ma tahtsin rõhuda ikkagi kiirele mängule ja ründajatele söödud jalga ja kiire söödumäng ja ütleme, mis väga tähtis oli täna, et olid ka sellised mängijad väljaku peal, kes suutsid nagu vastast üks-ühe vastu nagu ette võtta ja ületada neid, et see on nagu jalgpallis ka väga tähtis. Esimene pool oleks suhteliselt selline kinnine ja võimaluste vaene mäng, mida vaheajal mängijatele riietusruumis ütlesid? No seal olid väiksed nüansid, et millal natukene lahti hoida, millal diagonaalpalli mängida ja natukene veel niisugust särtsu ja teravust juurde panna ja seda oligi näha, et teise poole alguses kohe, kui me 2 penalti teenisime, et see niisuguse, ütleme siis Silla mehmatuse pealt tuli, et ega nad ei olnud valmis, aga meil oli hea teine poole algus ja samas ega ma ei ütle, et esimene poolega mängisime ka hästi, et tegelikult me kontrollisime mängu ja Sillamäe ikkagi püüdis sellise taktikaga mängida, et taga 0 hoida ja kui tuleb kontrast, siis tuleb ja tegelikult on jube raske niisugust kaitsemängu nagu lõhkuda, aga õnneks me saime hakkama ja siis, kui Sillamäe juba pidi ka hakkama natukene välja tulema oma poole pealt, siis tekkisid meil ka juba rohkem võimalusi ja muutus mäng nagu lahtisemaks. Kui suur see pinge enne mängu oli, et oli ju teada, et konkurentidel oli juba päev varem kohtumised ja vahe oli justkui virtuaalselt tabelis juba 6 punkti? No eks ta igat enne mängule mingisugune pinge sees, et ta ei saa ka päris nii minna, et sa lähed nagu, et me oleme juba enne mängu kuskil juba kindlalt nagu võidu kirja saanud, et võib-olla meil mõned mängud ongi selle nahka läinud, et me oleme nagu suht nagu enesekindlamalt läinud peale, et tegelikult igasse mängu tuleb minna selliselt, et sul on ju 0-0 ja on vaja võidelda ja astuda järgmine samm edasi, et ja noh, see on nagu kõige tähtsam ja täna me suutsime teha seda. Et Tartu Tammeka seisab meil ees juba teisipäeval sõit Tartusse, et kuidas selle mängule nüüd ennast ümber häälestuda? No kõige tähtsam, mis ma poistele ütlesin, et hea uni ja hea söök, et see, mis taastab väga kiiresti ära, et meil on üks päev nagu vähem taastamiseks, et Tartu mängis reedel ja nüüd on mäng, ütleme teisipäeval, et meil on 2 päeva mänguks aega. Aga ma arvan, et meil on nagu piisavalt suur nagu valik mängijaid, kellega Tartu vastu minna ja tähtis on jällegi pea külm hoida ja kui ma nüüd mõtlen Tartu mängule, siis eelmine mäng meil jäi päris palju realiseerimata, et ma arvan, et me peame nüüd nagu võtma seda mängu selliselt, et mitte nagu mõtlema selle peale, et kuidas realiseerida, vaid ikkagi kuidas seda mängu nagu ikkagi vastast ületada ja kui me ikkagi teeme õiged asjad õigel ajal ära, siis need väravad tulevad niikuinii. Jah, et kui võimalusi on palju, siis küll nad ikka lõpuks ka ära lüüakse. Jah, et noh, jah, nii ta peab olema, et mida rohkem sa võimalusi või mida rohkem sa värava peale ikkagi lööd või võimalusi tekitad, seda suurem tõenäosus on väravat saada ja ma arvan, et kõige tähtsam Tartus on see just, et kuidas me saame kiiresti nagu, ütleme selle väljakuga sina sõbraks ja noh, niisugused väiksed nüansid nagu, aga me oleme sellest palju rääkinud ja ma arvan, et me oleme nii professionaalid, et me suudame minna Tartusse nagu hea enesetundega ja võita seda juba enesekindluse pealt.